Juhei! Tere tulemast, ma loodan, et mind on ilusti kuulda, olete kõik tulnud Siili suvepäevasi vaatama või kuulama ja nautima. Meid on siin täna päris palju, nii et tere kõigile. Ühesõnaga me hakkame mängima sellist mängu nagu Siili reis ümber Siili. Meil on siin palju inimesi, ma arvan, et ma hetkel ei hakka kõiki tutvustama, igaüks tuleb siia, saab võib-olla öelda, mis ta nimi on. Meil on viis tiimi või? 5 tiimi, kus on siis igas tiimis on 3 liiget ja ühes tiimis on 4 liiget. Ja nii ongi. Aga ma arvan, et ei hakka siin pikka juttu ajama, sest mingi hetk hakkab vihm meile pähe tulema, hakkame mänguga vaikselt pihta ja ma arvan, sealt hakkame pihta. Tulge kõik koos, jah? Sest mul on vaja teie käest vastust. Sa võid oma nuppu mulle anda. Seal on täring. Alustuseks võite veeretada täringut. 1 on 1, 2 on 2, 3 on 3, 4 on 1, 6 on 3, ehk siis teie nupp läheb 3 peale. Nii, aga reis ümber Siili suvepäevad 2026, kuidas tunne on? Te võite tutvustada ka ennast, kes te olete. Tere, mina olen Singviin. Mina olen Oksi, mina olen Siili elukaaslane. Tere, mina olen Stotter. Ma kuidagi sattusin siia. Aga lähme siis esimese küsimuse juurde ja esimene küsimus tuleb ekraani peale ja see kõlab nii. Kes on Siili lemmik sisulooja? Kas see on A. Laura Haulid, B. Maria Rannaväli või C. Chris Boyce? Te võite mõelda, võtke rahulikult. See on väga keeruline küsimus. Aga minu esimene instinkt on muidugi A. Laura Haulid, sest et... Samas ta tahab Chris Boyce'iga kakkelda, seega ma ei tea. Jaa, aga lemmik sisulooja, kui ta temaga kakkelda lemmikuga tahab. tahetakse kakkelda. Ta tahab Lauraga ka kakkelda ju. No Maria, ma arvan, et me Maria saame kindlasti välistada. Ärge liiga kaua võtke, mõelge muidu. Me Maria välistame, siis ongi kas Chris Boyce või Laura Haulid. Lähme Laura. Mina pakuks, meie ühine Laura Haulid. Pakuvad A ja Laura Haulid. Kas see on õige vastus? Ma ei oska öelda teile. Sa ise ka ei tea. Aga on. Aplaus. Võite oma kohtadele tagasi minna ja näeme siis, kui uus ringiga kohtuvästi tee juurde jõuab. Aga võtame siis järgmine tiim. Fäti tule siis oma tiimiga siia. Tulge veeretage täringut. Väikest täringut või? 1 käik, ehk siis te lähete number 1 peale. Võite siis rääkida alustuseks, kes te olete ja mis teie tiimi nimi on? Tere, mina olen Siili OG moderaator, nüüd X, nimega Fäti. Siili X. Ja ma olen Siili X. Ära Aksile ainult ütle. Mina olen siis Kups, ka Siili fänn. Karo. Vipp. Tiimi nimi on Kuuli lennud ja tunneli luuk. Ahah, mulle ei meeldi. Jaa, okei. Lähme küsimuse juurde. Teie küsimus kõlab nii, reis ümber Siili. Kui vana on Siil? A. 67, B. 31 või 30 on C? 31. Olete sa kindel? Selge, vastavad C ja 3... Oota, B ja 31 vastavad ja see on õige vastus. Järgmine tiim, siis Bossman Pink Pilliga tuleb siia. Nupp on kaasas teil ilusti, väga hea. Veeretage täringud. Ja 3. Ma ei tea, ma olen Pilli ja meie tiimi nimi on 3 musketeri. Ma olen Leegion. Ja mis su tiimi nimi on? Kuule, nüüd on küll jama. Nüüd Kikuk võib ka rääkida endast. Ma olen Kikuk ja ma olen mingi Jamaica man. Ega ma ise ka täpselt ei tea, mis ma olen. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Teie tiimile küsimus on selline... Mis värvi on Siili silmad? Kas need on A. pruunid, B. rohelised või C. sinised? Pruunid, ma vist nägin. Pigem pruunid. Mis te vastate siis? A ja pruunid vastatakse. See on õige vastus. Palju õnne. Saate oma kohale tagasi minna. Tuleb siis Kiilakas oma kamraadidega siia. Nüüd tuleb siis kõige suurem tiim. Ma siin teeks mõned lisamärkused, aga ma ei hakka tegema. Aitäh nupu eest, rääkige, kes te olete, kes tuleb tanklast, kes tuleb põõsast, võite julgelt rääkida endast ühesõnaga. Nii, mina olen siis Kiilakas ja Siili kõige lojaalsem vaataja.
ma olen Selena ja ma olen Leegioni naine. 6 ehk siis saate ka 3 peale minna. Nii, aga siis võtame teile küsimuse. Kus riigis käis Siil just tööl? Kas see oli Hispaania, Norra või Rootsi? see Rootsi. Vastatakse C ja Rootsi. Maik tropiti maha. Ja ka oli õige vastus. Palju õnne, saate edasi minna. Ja järgmine tiim juhtimisel Atomic tuleb nüüd siia. tere! Nii, tere! Võite alustuseks näiteks täringu ära veereta ja nuppu anda mulle. 3, kus nupp on? Siin. Väga hea. Saate 3 peale, te võite siis rääkida nii kaua, kes te olete. See on ju 6. See ongi 3. Ei, see on 6. Meil on 1-st 3-ni. Mida see on ju 6. Ja, lähme edasi. Nii, rääkige, kes te olete ja mis teil tiimi nimi on? Mina olen Atomic. ma olen Pepper. ma olen Süpso. Ja mis teil tiimi nimi on? Tiim Kivi. Tiim, okei. Tiim Kivimees oli seal tiimis rohkem. Te oleks pidanud tema oma tiimi saama, aga okei. Läheme edasi. Teie küsimus on selline. Siit ma loodan, tuleb hästi raske küsimus nüüd. Mis on kanali nimi, mida Siil veab koos TV-poisiga? Kas see on Siil ja TV-poiss, B Streamest või on see Streamest? See on väga raske küsimus, aga ma arvan, et B. B vastatakse, vaatame, kas see on õige küsimus. Või õige vastus. See on õige vastus, saate oma kohale tagasi minna. Siiamaani on kõik väga lihtsad küsimused tulnud. Mul on ääretult kurb. 1, milline teie nupp oli see? Lähete 4 peale. Nii. Oi. Nii, aga võtame... Stotter on eksinud. Tops on tühi, ma näen, jah. Võtame siis teie küsimuse ja vaatame, kuidas teie küsimus kõlab. See tiim, ma ei mäleta, mis tiim oli. Singviin. Kui palju koguti striimerite heategevus Jalkaga raha 2026 aastal? Kas see oli A 3240 eurot, 3740 eurot või 3420 eurot? C. Pakume C. 3420. Pakutakse C. See on õige vastus. Himne. jah, mis meie tiimi nimi oli? Kuuli, lennuki, tunneli, luuk on kuskil midagi sellist. Nii, aga teile siis kõigepealt täring, jah. Milline teie nupp oli? Maasikas? Mantsukas, jah. Te saate ka 4 peale minna. Nii, aga küsimus teile kõlab nii. Kui palju on Siili Twitchi kontol followere? Kas see on A 5967, B 6362 või C 6542? Sa tead äkki või? Nüüd tuli vähem mahlasem ja raskem küsimus. Vastus B siis. Kindel. Ja. Tiimiga arutada ei taha. Vaat, ma võtan unfollow-vis ja on kõik vastused valed. Pakute siis B, jah? Panevad B lukku. Ja see on õige vastus. Suurepärane, isegi mina ei teadnud ausalt öelda. Nii, aga Pink Pilli, tule siia. Aga võib-olla enam ei ole nii palju follower, võib-olla nüüd pani 1 unfollow. Nii, aga veeretage siis kõigepealt täringut. 4, see on siis 1 ja mis nupp teil oli? Kollane või? Siis te lähete ka siia. Nii, ja on teie küsimus selline. Kus on Siil maganud 24 tunni striimi ajal? Kas A WC-s, B köögis või C tooli peal? Vastame A. Vastatakse A ja WC. See on tõsi. Minge kähku ära, see küsimus ei oleks pidanud olema siin. Nii, räägi, kuidas öö möödus? Öö möödus oli, sai ujumas käidud, sai saunas käidud. Ahah, kus sa veel käisid? Veel tünnisaunas. Ja pärast seda, kui tünnisaunast ära läksid? Siis rääkisin kiilakaga juttu. Okei. Okay. Magasid ilusti telgis, jah? Jah, magasin välja ennast. Nagu telgist välja magasid? Sõna otseses mõttes magasid telgist välja ennast? Okei. Kui on 3 õuna ja sa võtad 2 ära, siis mitu õuna sul on? Kas sul on 1 õun, 3 õuna või 2 õuna? See on trikikas, jah? Kurat, see on 100% mingi trikikas. Mikrofoni rääkige siis, kui te vastata tahate. Võite tiimiga natuke mõelda ka. Kui on 3 õuna ja sa võtad 2 ära, mitu sul on? 3. Aga öelge mikrofoni vastus ja pange oma vastus lukku. No pane siis. B3. Pakutakse B ja 3. See on vale vastus. Kui sul on 3 õuna ja sa võtad 2 õuna ära, siis mitu õuna sul on? Kui mul on 3 õuna ja ma võtan endal
ei, aga jah, siis on mitu õuna sul on siis? 3 on ei ikka ole. Minge oma koha peale, pärast räägin teile. Õige vastus on 2, näe. Ma pärast räägin. Te ei saa, te olete liiga purjus. Ma ei mäleta ise ka tegelikult. Pole aasta aega on. Nii, Atomic veeretage täring. oi, mida nad tegid? 3. Võtame teile küsimuse ka, milleks on, kui lennuk kukub Eesti ja Läti piiril alla, kuhu maetakse ellujääjad, kas need ei maetakse Eestisse või C Lätti? no ma arvan, et maha võiks nad ikka matta. mis sa arvad? Vaata, kukub Eesti-Läti piiri alla. see on üks keeruline küsimus. Kas see on siis nagu, vaata, piiri Lugege see küsimus korra läbi veel, kui lennuk kukub alla Eesti ja Läti piiril alla, siis kuhu maetakse ellujääjad? Piiril alla. Jah. No oleneb, kuhu nagu... Okei, Pepper on siin võib-olla natukene sooja saanud, aga... ellu jäänud. Pakutakse, mis te pakute siis A või? ja neid ellu jäänud ei ole mõtteid Pakutakse A, et ei maetagi. ei. Vaata, see on õige vastus ja see on väga lihtne ja loogiline. Ellujääjaid ei maetagi maha ju, sest et kuidas sa paned ju, ta on ju elus. Pepperil jooksis aju kokku kuumusega. Nii, aga oleme ringiga uuesti alguses tagasi, nii et Sinku, tulge siia. Nii, ja võtame siis teie küsimuse ka. Kui sa paned sinise mütsi pähe, siis mis värvi on müts? Kas pruun, kollane või sinine? Ma tahaksin uskuda, et see ikkagi oleks minu lemmikvärvi sinine, aga ma ei tea, mida minu meeskonna liikmed arvavad. Ma ei arva midagi. Kui sa paned sinise mütsi pähe, mis värvi on müts? No miks ta peaks kollane või pruun olema? Sest et äkki sulle tegelikult on pruun müts, aga sul lemmikvärv on sinine ja sa näed ainult sinine ja sa oled bluu-bada-bida-tõida. Ja mis te vastate siis lõpuks? No lähme sinise peale. Vastavad C ja sinine. Ja see on õige vastus, palju õnne. Te olete väga tublid. 1, 2, te lähete kiviga ühele tasemele. Nii, ja teie küsimus. Kas siit mitu okast on päris siilil? Kas A 5000 kuni 7000, B 8000 kuni 10 000 või C 67 000 kuni 76 000? See küsimus on olnud 1 aasta. No B või? Panen B lukku, jah? Panete B lukku või? Panevad B lukku. Sest siin on 6-7, see on raudselt vale. See on vale vastus, õige vastus on 5000 kuni 7000, tegelikult on circa mingi 6000, natukene 6000. Nii, järgmine tiim, Pilli, Leegion ja Kikuk või mis iganes Rasta Mukk sa olid, ma ei mäleta enam, teie tiimi nime ka, ma ütlen ausalt. Küsime teilt küsimuse ka, oota, aga ma pidin tagasi ka liigutama neid, kes vale, las see olla, see rong on läinud juba. Mis värvi on olnud siilijuuksed, kas A rohelised, B punased või C blondid? Kindel, vastake mikrofoni, kui teil on. B. Tegelikult siin on vist 2 õiget vastust isegi minu meelest. Vastate B või C? B vastavad punased. Jah, siin oli 2 õiget vastust. Ma ei mäleta, miks ma 2 õiget vastust siia panin. Aga lähme edasi ja Kiilakas tule oma gängi. Mis siin toimub? Kes see kiftib suupäe? Level 2 Atomic kiftis hunniku suupäe. Aitäh. Andke siis 1 mikrofon kellegi kätte ja 3 ja te olite mis asi? Roheline. 1, 2, 3, number 8 peal olete, te olete esimesel kohal hetkel. Nii, aga võtame siis teie küsimuse. Mis nime kannab 12+6 siili suubinud roll Discordis? Kas A simpans, B teemantahv või C gorilla? B, kuulete? Või peate mikrofoni vastama, kui te vastata tahate? Ma ei tea, Fatti karjus. Smoky, sinu käes on mikker, sa otsustad praegu oma tiimis saatuse. Paneme lukku siis B. B ja teemantahv pannakse lukku. See on vale vastus. Õige vastus on simpans, teemantahv on see, kes on vipp. Nii, aga Atomic, tule päästa see mäng ära, siin on mingi 7 valet vastust juba olnud. No ikka saab. Nii, aga veeretage täringut ja... Vaata siis seekord. Ahah. No jälle 3 ja te olite kivi. 1, 2, 3. Number 9 peal olete te, need on kõik 5 peal. Nii, aga teie küsimus. Kui vana on siilikass? Kas A 4,5-aastane, B 6-aastane või C 7-aastane?
see on hea küsimus, mis sa soovitasin seda sulle? Sellepärast ma sulle ei ütlenud vastust ka seekord. No kuna keegi mis kindlalt ei tea, siis ma arvan, et B on kuldne kesktee. Panete lukku? Jaa. Pannakse B lukku 6-aastane ja see tõesti on 6-aastane. Või tema on, tähendab. Ei, ma sain ta täpselt 2020, nii et ta sai juulikuus 6-aastaseks. Ei, juunikuus tähendab. Nii, aga siis on küsimus teile selline, millal on tehtud Siili Discordi server? Kas see on A 2019 14 august, B 2023 jaanuar või C 2021 26 juuni? Pakun A 2019. Kas te pakute tiimi peale või pakud puusalt üksi? Mina usaldan teid, nii et... Oota nii, 3 aastat tagasi ta veel oli tegelane. 2021 ma käisin suvekatel, 2023 käisin ka suvekatel. Juba oli tegelane, 21 võib olla, aga pigem 19. 2019. A siis. Pakutakse A ja 2019 14 august. See on vale vastus. Õige vastus on 2021 26 juuni. Nii. Võite oma kohale jälle tagasi minna ja Fäti siis tulge oma tiimiga siia, mida te seal pikutate. Kuuli tee tunneli luugi kuul. Nii, millal on Siili sünnipäev? Kas A 19 september, B 16 september ja C 13 september? Nad juba vastasid ära A 19 september nii kindlalt, et ma isegi ei jõudnud küsimust lugeda, aga see on õige vastus, nii et nad saavad oma koha peale jääda ja tuleb Pink Pilli oma tiimiga siia. 2. Ja te olite... Kollane. No läksite maasikast ette, teil on siin tihe rebimine. Nii, aga teie küsimus, tiim, ma ei mäleta, mitu tähte on Eesti tähestikus? Kas A24, B27 või C29? Miks sa mulle otsa vaatad? Või ma vaatan kõigil otsa. Sa olid lihtsalt täpselt otsa ees, nii et... No nii, nüüd on küll häbi, kui te valesti vastate. Ma saan aru, et ei tea, millal Siili Discord on tehtud, aga kui te... No vot, teil mees praegu kärrib tiimi. Pärast peate talle jäätist ostma poest. Nii, 13, 16. A, B, C, D, F, G, O, Y, F, L, M, K, P, D, 7, 6, 9, 4, 3, 3, 8, 2, 6, 7. Palju tuli siis kokku? Öö, tal on 2 ööd. Öö korda 2. Ma sain 23. Pakud 23, aga siin sellist varianti ei olegi. Äkki siis on 24 või? Äkki sul jäigi õõ puudu, siis tulebki 24 ju. 27. 27, aga olete kindlad? Pakuvad 27 B. Ja see on õige vastus. Kikub kärristeid praegu niimoodi ära. Nii, Kiilaka gäng. Mis nupp te olite? Roheline. Rahu, te ei pea karjuma kohe muu peale. Roheline või? 1, 2, 3. Te olete esimene. Kui sa viskad punase kivi sinisesse merre, siis mis juhtub? Meri muutub lillaks, see ujub või see läheb märjaks? Vasta palun mikrofoni, ma ei kuule. See läheb märjaks, C. Sul läheb märjaks? Mul läheb märjaks, C. Pakutakse C ja see läheb märjaks. Ja see on õige vastus. Väga tubli. Tundub, et sul seal see põõsas või telgis magamine mõjus päris hästi. Aga Toomik, tule lähemale. Veeretage siis täringut. Oota, miks mina veeretage ise? Sa just veeretas 3 ja nüüd on teiste kord siis. 1, 2, nii lähete rohelisega võistlusesse. Nii, aga teie küsimus, tiim, me ei mäleta. Kui palju on Siilil tunde arvutimängus CS? Kas A 3240, B 4275 või C 3545? No esiteks ma ütlen, et väga suured numbrid on, aga näha küll ei ole. B see kindlasti ei ole. Nüüd teie valite, kas 3500 või 3200? Sina tead? Miks mina tean? Ma jälgin Siili tunde, või? Pakkuge julgelt, ega ei kaota midagi, te olete esimesel kohal ilusti. Ma paneks A. A. Pakuvad A ja 3240. Vale vastus. Kurat, Peeter. Mida värkina? Nii, ja oleme ringiga uuesti Sinku juures. Jah.
mis pingviin ei vasta? Nii, tiim Pingviin. Väiretage siis täringut ja võtke mikrofonid ka julgelt, kui tahate sõna võtta ja vastata. 3 ja te olite mullita. 1, 2, te lähete ka 11 peale, nii et 3 võistlejat on 11 peal. Nii, aga küsimus teile kõlab nii. Kuidas algab Eesti hümni 3. salm? Kas see on A, mu isamaa, mu õnn ja rõõm, B, mis iial ette võtad sa või C, su üle jumal valvaku? C. Kindel? Jah. Vastatakse C. Su üle jumal valvaku. Nii et meil saab pidu läbi ja juba ongi küsimused otsas või? Kikukk, ma kutsun korra su siia. Kuna sa oled tulipoiss ja tead siit tähestikust palju tähti on, siis sa võitsid endale ühe väikse limonaadi põlele, et autasuks. Palju õnne! Nii, aga kuna meil on reis ümber Siili läbi, kahjuks läks päris kiiresti, aga meil mängijaid nii palju oli, siis lihtsalt nii on. Ma võtaks korra kiirelt, jagaks mõned karikad välja, siis teeks väikse pausi ja siis teeks järgmise mängu. Aga ma lihtsalt ütlen, et siin on nagu karikad põhimõtteliselt enamasti sellistele inimestele, kes mul rohkem striimis on ja kellega ma pikemat asju näen, nii et ärge kõik isiklikult võtke, et miks te karikat ei saanud. Esimene karikas, kus meil see mees kadus ära kuhugi. Fanta, ära võta seda nüüd kuidagi isiklikult, see ei ole sellepärast, mis täna öösel toimus ja et ma pidin muretsemisest lolliks minema sinu pärast. Aga esimene karikas on sulle ja see on peategelase sündroom. Sest et sa oled igal pool väga võimsa häälega ja karjud kõvasti, nii et palju õnne sulle, palju õnne. Siin on sulle karikas, kui sa tahad, sa võid midagi mikrofoni öelda, kuidas see tundub. Keda sa tänada tahad selle eest? Pilli on must rase. Väga hea, aitäh, lähme edasi. Järgmine karikas on selline karikas nagu suvepäevade legend ja selle karika ma valisin välja sellepärast, et see härra on suutnud iga aasta endal midagi katki teha või midagi persse keerata. Esimene aasta murdis ta näpu ära, siis ta on oma riideid ära lõhkunud. Eelmine aasta ta kukkus vastu saunakerist, nii et ta serve jalg oli villis ja The Fat Man Kekk V, tule siia. Sina oled suvepäevade legend. Ja sul on väga ilus kostüüm ka, nii et palju õnne sulle. Mis ikka öelda on? Vähemalt on... Kas sa tahad öelda, mis sa see aasta plaanid, et sinuga juhtub? See on teie jaoks üllatus, ma ei hakka teile ette ütlema. Sul on plaan olemas ühesõnaga, väga hea. Nii, siis ma võtan sellise karika, mis on juba vist karika poolest traditsiooniks saanud ja mis on viimased, ma ei tea, 3 aastat ühe sama inimese kätte läinud. Ma ei hakka pikka juttu tegema, Siili parim moderaator, Atomic Set, tule siia. Palju õnne. Tahad sa miskit, kas see tundub väiksem? Ei ole, okei. Tahad sa midagi mikrofoni öelda? Aitäh, kes, jaa, räägi ära. Väga hea vastus, aitäh. Teeme Atomicule aplausi. Mitte lihtsalt moderaator ainult, vaid üleüldiselt see mees teeb mul kõiki asju neid sellest näiteks suvepäevade ülekandest, mida te näete hetkel, hiljem näete YouTube'is loodetavasti videot, mis ta kokku paneb, sest tal on väga palju aega. Nii, siis me võtame sellise karika, milleks on... Okei. Siili MVP ja ma valisin selle karika sellepärast, et... Aksi, ma annan sulle, see tuli siia. Ma tule siia nüüd. Väga kurb. Palun. Ma pärast räägin, mul tahad sa midagi öelda? Lihtsalt selle eest, et sa kogu aeg oled olemas ja kui sind ei oleks, siis oleks paljud asjad olemata. Ma ei oskagi muud öelda, kui et aitäh ja ma teen seda ka edaspidi. Aitäh. Ma võtan selle. Nii. Kas ma järgmisega teen ka musu? Ei tea, aga üks minu väga
vanakooli inimene, kes on mind väga kaua vaadanud, tegelikult on neid siin veel, aga kes on päriselt kogu aeg olemas olnud ja möllanud minuga asjadega kaasa ja selleks on Singer V. Kes on toetanud kõvasti mind läbi aastate ja kes on niisama minuga koos väga palju mänginud ja teie nii, tahad sa mikrofoni ka midagi öelda? tere! Väga hea. Aitäh ka! Jaa, aplaus ei tee. Siis mul on viimane karikas ja kuna siin osad on toredasti ennast pannud kostüümidesse, teid ei ole palju siin, siis mul on Siili suvepäevade parim kostüüm ja nüüd see on hea küsimus, kellele me selle andma peaks. Kas te tahate valida, kellele see minema peaks? Aga võib-olla teeks nii, et annaks selle Kikukile, kuna ta tuli väga kaugelt kohale, ta ei ole karikat saanud ja sest kõik teised said ju karika, kes kostüümidega on ja ma arvan, et see kõlab ausalt, et see mees tuli kaugelt sealt, kus see oli, Kihnust tuli ta. Jah, Saaremaalt tuli, Hiiumaalt. Ühesõnaga, Kikuk, palju õnne sulle. Aitäh, et sa tulid. Tahad sa midagi mikrofoni ka öelda? Annan selle ka sulle, siis sa saad ilusti seda hoida. Tee rõõmus nägu, chat ütleb, et miks ta nii kurb on. Aitäh. Aitäh. Väga hea. Pane mikrofon siia. Teeme kõigile suure aplausi veel ja siis ma annan teile natuke pausi ja siis me peaks varsti vist edasi minema, sest taevas vaikselt läheb selliseks, et siit mingi hetk hakkab vihma tulema. Nii et minge võtke endale juua, teeke kiire vetsupaus ja siis me varsti kutsume teid tagasi kokku. Aitäh teile tähelepanu eest! Suveõhtu linnaga sõites maa, loodan kohata sind, on raske märgata ühte tuttavat nägu nende mitmete tuhandete seast. Tuli appi siis juhus, kui kuulsin maa raadiost laulu, mis mõistatuse lahendas. Olin siis nagu Batman, kui leidsin üles selle imede maa. Ühesõnaga oleme siis vaikselt tagasi, me hakkame mängima nüüd sellist mängu nagu on hitimäng. Siin on igasugused erinevad laulud, aastaarvud. Peate siis ära arvama alustuseks laulu, mis ma mängin. Valite kaardi, arvate ära, mis aastalaul on, kes esitaja on ja mis on laulu pealkiri. Iga see vastus annab 1 punkti teile. Võimalik on siis 3 punkti saada. Siin on vist kõike, siin on välismaa laule ja siin on ainult Eesti laulud, okei. Ja kuna Aksi ja Smokey te olete seal esimesed, siis te võite esimesena siia tulla ja alustame teist siis. Okei, esimene valige endale ära, mis teile esimene kaart tuleb. Hoia nagu... Ei, seda võite vaadata, esimest võite vaadata. See määrab teil lihtsalt aastaarvu ära. Okei. Nii. See on 1983 Hookus Pookus Vitamiinilt. Ma panen teile selle siia kirja ilusti. Nii, mul läheb 1 sekund aega, ma panen siia 1983 on teie siis esimene arv ja nüüd te valite kaardi, seda ärge siis vaadake. Andke, valige kaart ja andke mulle see. Nii, ja nüüd kuulake laulu, siis te peate arvama ära, kes on esitaja, mis on laulu nimi ja kas see on vanem kui 1983 ja laul kõlab siit. Teil on olemas.
Okei, siis ma rohkem edasi ei lase. Nii. No kindlasti see on selles suhtes siis hiljem välja tulnud kui 83, eks ole? Hiljem kui 83. Ja kas me pidime nime ja kõik asjad annavad 1 punkti. Niki? Kas on äike päike või ei olnud mingi muu? On äike päike. Me pakume äike päike. Õige vastus on Niki äike päike ja aastaks on 2007. Juhei! Jõu, kutid! Jõu, tere! Kutid. 1939 ja Artur Rinne, Mäe pere talgud. Ennem tulnud, kui... Pane see kaart. 1939. Ei, seda ma ei anna teile. Miks? Sest teil ei ole vaja. Nii, teie lugu olete valmis? Ei. Teie lugu tuleb siit. Olete valmis vastama? Olete valmis? Vennaskondaga. Nii. Tahate kuulata laulu veel natuke? Mikrid lähedamale. Vennaskond. Ma tean küll seda laulu. Tahate kuulata natuke veel? Hüperpoloid. Pakutakse, mis siis pakutakse? Vennaskond. Ei olnud hüperpoloid, see on Singer, ei ole. Hüperpoloid ja vanem. Pakume see vennaskond ja hüperpoloid. Ja vanem kui teie see oli siis, jah? Jah, see on vana laul, jah. See on vennaskond insener Kaarini hüperpoloid on õige vastus ja see on 1993 aasta laul. Võite Vige järgmisele tiimile, andke mikrofoni. Njau! Nii, tere! Tere! 2024 Espresso Macchiato Tommy Cash on teie laul, mille ümber te siis hakkate valima. Siit valige nüüd üks kaart, mida ärge vaadata. Vaata. Mis sellega vaata? Vaata korra, vaata. See on see Eurovisiooni laul vist või? See on vanem, ma tean, aga... No, mis laul on? See laul on sama vana kui mina. Laul on ka vaja, on ju. Nime esitajat ju, ja kas see teie vanem? laul sai läbi. Võite alustuseks arvata, kas see on vanem laul või 2024. Ma pakun, et see on vanem, ma ei ole kindel. Vanem on. Ma ei ole kindel. Vanem on. On vanem. Esitaja. Laura äkki või? Mis asi? Ma ei tea. Pakkuge midagi. Pakku midagi. Pane esitaja lihtsalt. Grete Paia. Ei olnud Grete Paia. Ei olnud. No. See Eurovisiooni lugu oli ju Stotter või? Oli. Ma annan teile 5 sekundit aega. 5, 4, 3, 2. Ei tule midagi. Ei tule midagi, jah. Urban Sümfoni ja laulu nimi on Rändajad. Õigus, jah, oli küll. Mis asi Urban Sümfoni, ma ei teagi sellist. Ja. Nii, järgmine tiim, tulge siia siis. Tere! Tere! Valid kohe 2 või? Kumba tahad? Ülemine. Seda tahad? Kindel? Ei. Nii, olete valmis? Aga ma mõtlen ikka ülemise. Piisab, me paneme nüüd ajajoone paika, eks ju. Nii, kas see on vanem kui 2009 või uuem kui 2009? Ma tahaks öelda, et see on uuem. Ei no ma ka ei tea ju. Aga äkki pakute laulu ära, esitaja laulu nimi? Mingi naisterahvas. Muud ei tule midagi. Võin vihjeks öelda, et see esitaja üks laul käis juba läbi. Päike oli täpselt tema lugu. Ja kes see esitaja oli selle laulul? Kes see äikest päikest? Nikit pakub. Okei, ja mis laulu nimi võib olla? Ei tea. Noh, ütle nüüd. Ma ei tea. Niki, Niki on õige vastus, saate 1 punkti ja kas te pakute, et see on uuem laul kui 2009 või vanem? Pigem on vanem. Vanem, ennem 2009. Jah, äkki. See on õige vastus, see on 2007. Midagi teadsin! No, midagi sa tead. Järgmine tiim. Nii, te hakkate siis mängima ümber 2003 aasta. 2003 on see, millest te peate arvama, kas on vanem või uuem. Ja nii, skännime ja teie laul tuleb siit. No laulja peaks kindlasti ära võtama. See on vanem. Vanem, Ivo Linna, aga ma seda nime ei tea väga. Seda ma võin öelda, et see on vanem, see on 1 punkt teile. No see on Rock Hotel, mis on siis Ivo Linna bänd
ja laulu nimi on Aita mööda saata öö. Aitab küll olla, jah. Tõmbad esimese või teise? Nii, te mängite siis aasta 1972 ümber. Kas te olete valmis? Vist oleme, jah? No? Uuem kindlasti. Ja noh, ma arvan, et kas see mitte väga, see pealkiri ei olegi kohe lihtsalt ei skoori või? Ja kes esitaja on? Esitaja... Kes see on? Kas see mingi Vaiko Eplik? Ei. Ei ole, ta mingi... See bänd andis hiljuti viimase kontserdi. Ja bändi nimi hakkab G-tähega ka. Genialistid. Genialistid, täna ma ei skoori on õige vastus, nii et saate 3 punkti ja see oli, mis te ütlesite, uuem laul või? Uuem. See on õige vastus, nii et võite minna anda järgmisele mikrofoni. Nii, tere! Võtan vahepeal siit ka kaarte, saate valida, valige üks, esimest võite vaadata. Ma usaldan. Seda võib vaadata või? Esimest võite vaadata. Vaatame. 2006 Tanel Padar ja The Sun lootusetu on see, mille ümber te mängima hakkate. Ja nüüd valige kaart, mida ärge vaadata. Vali. 17, milles veel sa püüad vanem. Selle maailma ees ei ole mõtet. Ei ole mõtet. No jah, see on valene. 17 on, jah. Aga kes see esitaja oli? Jah. Ei jutu. Velvet. Jah, just. Nii, mis te pakute? Velvet 17 ja vanem. Ja see on õige. Black Velvet 17 ja 1997 aasta laul oli see. Võite viia mikrofonid järgmistele. Kuulake siis kõigepealt laulu. Te mängite siis 2007... Okei, paneme kõigepealt laulu käima. Iga ühe hing laulab sama laulu. Olen noor. Olen noor. Ai, olen noor. Olen noor. Ma olen noor. Ai, olen noor. Ja me juba saime aru, et mis lauluga on tegu. Kas see või olla Jüri Homeida? Me arutame praegu, me ei ütle midagi. Ma ei tea, mul on praegu siuke... No kuna mul on error, siis ma ütlen lihtsalt Jüri Homeida. Jüri Homeida ja laulu nimi... Mis asja, et ei ole? Oota, paku, mis sa pakud? Jüri Homeida ja mis laulu nimi on? Olen noor. Õige vastus on Ma olen noor, aga see on Karl Madise laul. Aga nüüd teil on võimalik 1 punkt veel saada, kui te arvate, mis aasta laul see on. Te saate pakkuda, kas see on siis 2007 kuskil nüüd siin sina vahel. pakud, ma ei võta rohkem riiki. Uuem kui 2007 või? Kindel? Annan 5 sekundit aega teile. Ma ütleks, et see on vanem. 5, 4... Okei, see on vanem. Pakute vanem kui 2007. See on õige vastus, see on 2002 aasta laul. Saate 2 punkti. Hello, what is you? Tegelikult ma saangi teha, et ma pakun selle esimese, aga tegelikult siit on liiga lihtne. Tere! Aga ma tean, mis ma hakkan teile tegema. Ma teen teile hakkan trikki tegema, valige endale kaart, ärge vaadake seda. Aitäh! Laul läheb käima nüüd. Anne Veski laul, aga ma ei tea laul. Veel üks pilet, Anne Veski. Okei, teame. Nii? Anne Veski, veel üks pilet. Ja mis me peame aastaga arvama? No ma ütlen, et laulu nimi on lähedal. Pilet on õige sõna, aga esimene on... Pilet. No ma hui tean. Kui sa ostad, kui sa oled kõige nagu viimane inimene, kes läheb rongi ja ostad... Viimane. Jah, Anne Veski viimne pilet. Aga me teeme nüüd nii, et me mängime selle eelmise aastaarvu ümber. Ehk siis kas sellest uuem laul või sellest vanem laul on see? 93. Sellest vanem ja sellest... 93, mängime ainult selle numbri järgi.
sellest on, vist on vanem. Vanem ikka, jah. Pakute vanem. Te saate 3 punkti siit, kõik asjad olid õiged. See on 1979 viimne pilet Anne Veski. Veel üks pilet. Nii. 2009 järgi hakkate arvama. Nii, ja laul tuleb siit. Meie mees Moskva. Meie mees Moskva ja vanem. Alo, tahad edasi lasta? Meie mees Moskva. Meie mees Moskva ja kas vanem kui 2009 või uuem? Vanem. See on õige vastus. Meie mees Moskva aasta on 2000. Tere, me tulime uuesti võitma. Nii, tere, väga hea. Aastaarv, mille ümber hakkate mängima, on 2007 ja teie laul kõlab nii. Ma ei tea mitte midagi selle kohta. Ma võtsin väga halva valiku. Ei tule midagi ette. Aastaarvu? Vanem kui 2007 laulu midagi ei tule. Ei kujuta ette ka? Laulu pooled küll ei kujuta ette. Ega ma ka ei kujutaks. See on 1973, see on teil õigus. Laul on Virmalised ja laulu nimi on Suve hääl. Või seda ma ei oleks küll teadnud. Nii, aga võite järgmistele mikrofoni anda ja lähme edasi. Nii, aastaarv, mille ümber teil asi käib, on 1982. Ma annan tegin asja raskamaks. Nii, ja laul läheb siit. Nimi on võtsis. See laulu sõnad on kõik peas, aga nime ma ei tea. 1982. See on uue. Nii. Aga nime ma ei tea, laulu sõna ma tean kõik, aga nime ma ei tea. Esimene sõna, mis ta ütles, oli kohe laulu nimi. Aga esitajad ei oska midagi pakkuda. No uuem igast ajas. Eesti esirokkar. Tanel Padar. Ja Võta aega. Väga õige, Kiilakas ütles, võitis makspunktid teile, see on Tanel Padar, Antesan, Võta aega. Teeme sellised mõned ringid ja siis vaatame edasi, mis puhkus tuleb. Nii, valige kaart, ärge vaadake. Nüüd valid sina enne, siis ma valin teise. Ärge vaadake seekord ärge vaadake. Nii, aasta, mille ümber te mängite on 1972 ja teie laul kõlab nii. No seda kindlasti, jah. Seda, kes see on. Nii. No see peaks Vennaskond olema. Oota, mis see aastaarv oli? 1972. No see on ikka pigem uuem kui see, jah. No ikka on, jah. Ei, ma ei usu, et see ka... Nagu uuem. Jah, 72. Jah. Tere, mis see kõrdi laulu nimi? Nii. Mul ei tule veel. Ongi Pepper. Miks mina nüüd süüdi olen, tere? Annan teile 5 sekundit aega pakkuda midagi. No Vennaskond on, seda me vaame. Vennaskond on vaeme. Ja mingi kõrdi... Kreeka jumalanna. Vennaskond on õige 1993 aasta laul ja laulu nimi on Igavest elu lõppevas öös. Oi, no seda ei oleks küll tulnud pärast pähe, aga... Te saite 2 punkti siis. Nii, aga mikrofon järgmisele. Tervist, stream. Nii, te mängite aasta arvu ümber 1997. 97, selge. Valige kaart, seekord ärge vaadake. No, ma valin jälle. Seekord vaadake. Seekord ei vaata. Ärge vaadake. No see kohe kindlasti on uuem. Ma ei tea, mis laul. Pole õrna aimugi, kes see on. Kas
see on uuem ilmselgelt. Kepid ka oleme sisse, jah? Kes on meil siis tänapäeval need populaarsed, mis siin on? Ma ei kuule Eesti muusikat. Isegi Pepper teab seda. Kuidas sa vennaskonda ei teadnud? Mina neid tänapäeva neid mingit lõlle mingi... Alustame, mis me pakume, kas see on 97-st uuem? Ja see on uuem kindlasti, jah. See on õige. No siis see on see mingi Sam või Hitmax või mis iganes need tüübid tänapäeval, no populaarsed. Panen korra veel. Aga kes? No mis iganes, Max Klikk. Ja, Max Klikk. Ja, mis iganes, jah. Tänapäeval, ma ei tea. Nimi, ma võin teile vahevihjena anda. Nimes on 2 tähte ainult. 2 tähte? Siis ma küll ei tea. Kurat, 2 tähega artist. Ja laulu nime vihja võin anda, et Stotteril on käes see asi. Mikrofon. Ja ta laulis seda. See sama asi, mis sul käes on. Ma panen korra käima veel. See on Kepp. Kepp, okei. 2 tähega artist Ai ning Kepp. Ma ei tea, 2 tähega artist, no. Ma muidugi ei tea. Kui sa lähed suusatama, siis kas sa... AG! Nii. AG. Ja laulu nimi? Kepp. Kui sa lähed suusatama, siis sa võtad suusad kaasa ja siis ma küsin, kas sa võtad... Kepid. Suusakepid, kepid. Saate... Kepid ka on õige laulu nimi. AG on õige vastus 2026, aga ma Kepi eest ei anna teile punkti. Kes see kuulab AG-d? Nii, aastaarv, mille ümber te mängite, on 1983. Ja teie laul kõlab täpselt nii. Nii, palun nüüd ka 10 vihjet, nagu need eelmised said, palun. Aastaarvu võite alustuseks. Kitarr, soolo, midagi. Ütles just laulu pealkiri ära. Katuse poole. Ütles ta nii, ma ei kuule. Okei, ma lasen natuke veel. Nii, kuulake nüüd. Valguse poole. Paneme vastuse lukku. Nii, aastaarv, kas 83-ndast uuem laul või vanem? No kindlasti uuem. Uuem. Valguse, ma ei oska selle esitaja kohta ühtegi vihjet anda. Ei tule midagi. Ma ei oska vihjed anda. See artist on Toomas Anni. Ja laulu nimi Valguse poole ja 2025, nii et te saate 2 punkti saate. Mida sa mölised seal üldse? Võite mikrofoni edasi anda. Ma karjusin mikrofoni. Kuhu sa veered nüüd? Teeme siis nii kaua, kuni keegi saab 10 punkti täis. Hetkel on kõige rohkem Aksil ja Smokil, neil on... Nad vastasid just praegu. 7 punkti. Kindel või? Ei. Tahaks korra vaadata. Mis laul on? Ütle. Tasaks. Ma ausalt ei tea. Nii. Sina juba ei tea. 2 sammu paremale. 2 sammu paremale. See on see. See on see üks laul. See on see, noh. Kas see on aastast 1979 uuem või vanem laul? 70, ma arvan, vanem kui Anne Veski sukse jama tegi juba. See võib vanem olla küll. See on vanem. Vanem kui 79 pakkuda. Selle eest saate 1 punkti kätte. See on 69. aasta laul. Nii. Rohkem ei tea nagunii nii. Ma annan vihje ka, sest ma... On ka kepid ka. Need asjad tekivad Eestis väga harva taevast. Virmalised. Jah. Saate 2 punkti. Virmalised on bändi nimi. Laul on Taas on päev. Ma tahtsin just öelda, Taas on päev. Tule pane 3 punkti ära juba. Saate 2 punkti. Oota, võtta see. Teil on 8 punkti koos. Ma olen tagasi, tagurpidi. Nii, aga andke mikrofon järgmisele tiimile. Järgmine.
asi siin toimub? Nii, tere, valige kaart ja seekord vaadake, ärge vaadake. Vali. Aastaarv, mille ümber mängite on 2000, ütlen selle ära teile. Juhu. Ja teie laul kõlab nii. Ma ei tea neid laule. See on jälle Niki või? Äkki on Niki, jah? Ja see on uuem? See on uuem. Niki uuem, aga loo pealkirja ma ei tea. Niki. Ta ütleb seal hästi palju na-na-na, see laulu nimi võib olla na-na-na nagu. Na-na-na. Ilmselt on Niki ja uuem, on ju? Ja uuem on kindlasti. Pakute uuem kui 1973? Ei, 2000 oli meil. 2000 oli meil ju. 2000, jah. Pakute uuem kui 2006 või vanem? 2000. See on 2000 seal kirjas. Jah, kas te pakute, et see on uuem kui 2000 või vanem? Uuem. Siit te punkti ei saa, see on 96. aasta laul. Tegelikult? Kas teil on artisti või laulu pakkumis ka? Ei ole Niki või? Ei ole Niki. Aga ta ütles hästi palju na-na-na, äkki laulu nimi on na-na-na. Aga miks me vihjeid ei saa? Me praegu oleme suvepäevadel ja see on nagu paradiis siis, mis see kokku teeb. Suveparadiis või? See ei ole Nix. Suveparadiis Nexus või? Suveparadiis on hoopis selle nimi või? Ja laulu nime eest saate 1 punkti. Artisti nimi tuleb, ei tule? Oli Nexus see või? Ei olnud või? Ma pakun siis Nexus, kui Niki ei ole. On Nexus või? Õige artist on Mr. Happy Man. Neid on ka veel ju. See on kõik sama häälega ju. Nii, aga võite mikrofoni edasi anda, saate 1 punkti siis. Ma ei tea nii vanu laule. Laul on sama vana. Saad sa aru, kui Kukile panna 2-kordselt see vanus juurde, et see ei oleks ikka uue. Okei. Nii, Pilli ja... Tere, jälle. Tere, tulime veit. Ma võtan jälle vale kaardi. Võta seekord õige kaart. Ma võtan selle. Nii, aastaarv, mille ümber mängite on teil on siis 1973. Laul on kindlasti uuem. Smilers. Uuem. 1 punkt on käes teil. 1 punkt on käes, uuem on see küll. Kas see on esineja? Või Tanel Padera? Ikub 2 sammu vasakule. Vasakule? Vasakule. See oli 1 samm. No vahet ei ole. Nii, kas on 1 punkti saite uuem, see on 2004 aasta laul. Welcome to Estonia on laulu nimi. Jaa. Ja ma tahaks öelda Smilers. Ei, Tanel Padar. Ja mis Tanel Padari bändi nimi on? Ei, The Sun. 3 punkti. Tanel Padar ja The Sun, Welcome to Estonia 2004 aasta laul. Seekord sain tegin tagasi. Nii, järgmine tiim. Härra Mõhk ja Tölpa. Nii, aastaarv, mille ümber te mängite, on ju teie sünniaasta, on 2006. Minul, tema on 2005. Nii, ja teie laul kõlab. Olete valmis? Ei. Nii. Ühtegi sõna ei ole? Ei ole. Millal need sõnad tulevad? See on Vanem! Ootab, see on Vanem. Ma ei tahi karjuda siia. Nii. Ma ütlen, see on Vanem, rohkem ma ei tea midagi. Pakute Vanem. Esitajat ei oska öelda? Ei oska. Okei, ja ma annan teile ka vihje, kuna ma olen kõigile vihjeid andnud, siis mis need asjad on, kus all te telgite seal? Puud. Mis puud nüüd täpsemalt on? Õunapuud. Ja mis asi see oli, mida me kuulasime? Ma ei tea. Ei, nagu muusikapala, mis see teise sõnaga on. Kui sa lähed YouTube'i kuulad, siis see on Õunapuu laul. Jah, õunalaul. Ja Ruja oli artist. Aga saate 2 punkti, see oli 1981 aasta laul. Aastaarv, mille ümber teie olete, on 1993.
2009. ja teie laul kõlab nii. Ei tule midagi või? Ei, oota, kas see mingi Nancy ei saa olla või mingi süke või? Ja pakume. Uuem! Võtame selle 1 punkti kohe ära, see on uuem. Ja see on 97. aasta laul. 4 aastaga uuem kui teie arv oli. 1 punkt on olemas teil. Kui sa ennast täis situd, siis sa tuled küsid mu käest. Söö ära. Mida sa küsid esimese asjana? Kas sa sööksid ära? Ma ei tea. Puhtaks tahan teha. Ei. Õige vastus on, mis tegema nüüd pean. Ja artist on Kaater. See on Kaater hoopis tere. Mari-Liis. Mida värkina. Nii et 1 punkti saate. Ei ole hullu selles mõttes, et teil on täitsa 6 punkti juba. Järgmine tiim. On nii palju vihjeid ja ikka mingi Fanta pakub, et lakun ära. Siili suvepäevadel. Me oleme mängimas mängu. 3. ring. Valige kaart, ärge vaadake. Valige kaart. Valid ise. Mitu punkti või? Teil on 5 punkti. Miks meil nii vähe on? Palju teistel on? Miks on nii vähe punkte ole meile andnud? Palju teistel on? Teistel on, siin eelmisel tiimil on peale seda küsimust näiteks 6 punkti, nii et teil on võimalus... Tegelikult on suht norm, jah. Oota, kui palju kas on vähe või rohkem? Aksi, see laul on sulle. Teie aastaarv, mille ümber te mängite, on 2026. Okei. Nii, ütleme kohe, et see on varasem. Vahevihjana võin öelda, et on Eesti või oli Eesti tuntuim metroseksuaal. Mis asi? Metroseksuaal. Sina või? See. Sorry, ma ei tea mingi metroseksuaalne, ma ei tea, miks Siil üldse teab sellist asja. Ei, no see oli kunagi mingi 10 aastat tagasi mingi uudistes mingi asjandus. Igatahes see on vanem kindlasti. Vanem kui 2026, see on õige, on 2009 aasta laul. Nii, metroseksuaal, selle tüübi nimi oli mingi Andrus Andrei või mingi asjandus. Andrus Ansip, ei ole õige vastus, kahjustatud. Okei, annan ühe vihje teile. Sest ma kõigile annan. Kui te annate enda kõik asjad ära, siis mida te teete? Loovutame. Kui sa annad kõik asjad ära. See sõna oli sul õige, aga see on 2-sõnaline asi. Absoluutselt kõik asjad annad ära. Loovutan kõik. Vastupidi. Kõik loovutan. Kõigest loobunud on laulu. Saate siit punkti. Artisti ei tule. Ei tule midagi. Artist on Vaido Neigaus. Laulu nimi oli Kõigest loobunud ja 2009. Sest et sa ju ei tunne mingit metroseksuaale ju. Nii, aga viige mikrofonid järgmisele tiimile. Te saate 2 punkti siit. Kui te võtate makspunktid, siis te olete esimene tiim, kes võidab. Eks kui me kõik praegu ära arvame. Ja te mängite aasta ümber 2025. Oh my god. Nii, kas te... Oota, ära pane praegu, oota. Tõmba kettab pakki oma predi. Tõid kuru liitma. Täiesti haigena. Teie laul tuleb siit. No. Nexus. Me teame, mis see on. Nii. Me pakume Nexus ja Tormituled. Ja kas see on vanem või uuem laul? No vanem ikkagi 2025. Te võtate maksimumpunktid, see on Nexus Tormituled. Teie olete esimene tiim, kes saab mängust lahkuda, sest teil on 10 punkti täis, nii et te olete võitnud. Nii, aasta, mille ümber te keerlete, on 1969. Uuem. Nii. Ja laul on selline. Ma tean küll seda. Uuem. See on uuem laul. 100%. 100% uuem laul. Ja 1 punkt on olemas. 2016. Anna vihjeid. Ma sellist laulu ei tea.
ma ei tea. Anna vihjeid. See on see, noh. Ma tean küll seda. See on mul playlistis. See on, ma ütlen, Atomic kuulas Rootsis tema ühte laulu, kui ta ühe mehega ka laulab koos Puust talvelaevast. Kuradi kurat, noh. Ütle nime esimene täht, siis ma raudselt tean. L-täht. L-täht, Lenna Kuurma. Ei ole. Lennart Meri. Lennart Meri. Kas tuleb midagi või lähete ühe punktiga? L-tähega, Lennart Meri on ainult. Mõlemad. Liis Lemsalu. Õige vastus. Teil on 2 punkti olemas. Tahate laulu ka pakkuda? Jaa. Anna vihjeid. Sa oled praegu minu... Liis Lemsalu. Kui sa seisad siin ees, siis sa oled laua ees. Kui sa seisad minu ees, siis sa oled... Minu ees. Sinu ees. Jah, õige vastus. Ega ma teadsin seda, 3 punkti. 100% teadsin. Nii, te saate teise koha. No ma ütlen ausalt, et sellel järgmisel tiimil on nagu pahandus, sest neil on ainult 5 punkti. Mis mõttes pahandus? Et siit me oleme kõige saamatumad. Me pidime nüüd topeltpunkti mängu ära ei saa lõpetada, aga teil on võimalus siit järgi tõmmata. Ärge vaadake. Ja teie laul kõlab nii. Me mingid neid laulu saame, mida ma vapsi ei tea. Kus kulgeb kuu ja see on Keter-Jaani. Ei, Ines, jah. Ja kus kulgeb kuu ja see on uuem. Jah, see on uuem. Ines. Kus kulgeb kuu ja uuem. Ja uuem. Kõik õiged vastused. 2007 aasta laul. Ines, kus kulgeb kuu. Ma ei tea. Kes see Keter-Jaani ütles? Ma ei saa aru. Täiega haige. Oli hea see kord. Eelmine kord ma valisin hea kaardi. No kas sa nüüd ka valisid? Ma ei tea. Kohe saame teada. 2004 ümber keerleb teie küsimus laul ja laul käib selline. Väga palju sõnu on selles laulus, peaks mainima. Ma arvan, see on uuem kui 2004. Väga hea laul, ühtegi sõna ei ole, nii et... Sõnu on ikka väga palju. No artistide ei arva üpris kindlalt ära, see on väga keeruline, aga võite alustada aasta arvus 2004, kas uuem või vanem? Uuem. Saate 1 punkti ja vihjaks võin anda, et kui sa kõnnid ja päike paistab sulle, siis su selja taha tekib mis asi? Vari. Aga kui neid on mitu tükki? Varjud. Jah, õige vastus. Aga artist on DJ Whirl Mari-Liis Ääsmäega koos, nii et aga 2 punkti saate. Ma sain 2 punkti. Kui te seda nüüd ei tea, siis ma olen väga pettunud teis. Armasta, ei armasta. Aasta on teil 1981. See on uuem. Ja laul on selline. Täiesti verse. Terminaator on juunikuus lumi on maas. Jah. Nii. Terminaator juunikuus lumi on maas. Ja mis aasta, kas 1981 uuem või vanem? Uuem. Saate 3 punkti, Terminaator, juulikuu lumi ja 1995 aasta laul. TV-poiss, kui sa mind kuuled, siis stream läägib. Öeldakse mulle. Net on pahandus, andke meile neti eest anda. 97 peaks see aasta arv olema meil ümber mängima. Ma arvan, et see on ikkagi... Äkki on sama? Sama ei ole. Ma arvan, et see on noorem või noh. Vanem siis? Vanem, jah. Ehk siis ennem 1997 välja tulnud. Pigem on, ma arvan. Okei. 2001 aasta laul on. Ah, nii uus. Tegelikult me ütleme uuem siis. Kas teil on ka mingit artisti pakkumist või? Paame tuuks stardi siis puudutusena. Tere teile õigus, ma ei tea. Õige vastus on puudutus on õige, aga esitaja on Hoveri Coveri. See on Hoveri Coveri? No seda ei oleks teadnud. Saite 1 punkti. Järgmine tiim. Joogi ümber äest. Teil on vaja maksimumpunkti. Haip. Siis te saate lõpetada 4. Ma usun Süpsosse. Valige hea kaart. Süpso. Ei. Süpso. Ära mõtle, vaid ütle.
Ja see sõna, mis ta nüüd ütlema no mina ütlen, et see on ilmselgelt vanem 2000. See mingi Velvet ei ole jälle või? See ei ole Velvet. Kui teab ju. Pakud vanem. See on, No ma vanem arvan, muidugi. et pakun, et vanem, jah. Ja on õige vastus 2007. No mingi puiestee. Ta ütles, just ütles ära laulu pealkirja. Puiestee. Velveti mingi... Puiestee. Velvetiin. Velvetiin. Velvetiin, okei. Ja artisti tahate ka öelda? Sipso oli õiges kohas. Kus sa olid üldse? Sa ütlesid õige asja. Kus sa olid üldse? Väga sama asi, mis pealkiri on laulul. Velvet, Black Velvet! Aga see on kahe nimega bänd. Black Velvet. Black Velvet. Black Velvet, Velvetiin ja 2007 aasta saate 3 punkti. Ja te olete 4. koht, kes lõpetab mängu. Nonii. Teil on 2 punkti vaja. 2 punkti tuleb ära. 2007 on teie aasta. 2007. Mäkki on. Anne Veski. Anne Veski, eilne päev. Ja vanem. Ja kas vanem. Ja 3 punkti. Anne Veski, eilne päev, 1983 aasta laul on see. Teil on 2 punkti vaja. Sadu. Kus on TV-poiss? See on ta lemmiklugu. Pussi. Kas ma võin abi küsida? Ei või abi küsida kahjuks. Okei, Sadu ja uuem kui 2010. Ja teil on 2 punkti olemas. Proovige 3. ka saada. Mis laulu nimi on? Ei tule. Öeldi ette Igavene. Igavene. Aga teie jaoks on mäng läbi, nii et 2025 siis Sadu ja Igavene. Nii, 2001 ja laul on selline. Taukar. Ei. See on see Supernova ju, ei või? Vaata oli mingist minu meelest. Taukar see kindlasti ei ole. Ma näitan korra. Noh jällegi, ma ei tea, sealt võib-olla nendest annan esimese vihje laulu nimeks teile, seda ütleb kohe. Ma just mõtlesingi, et teine teisele nagu on lüürikast võetaks nagu pealkirjaks. Teine teisele? Jah. Oota, aastaarv. Uuem, kui 2001. 2001. Ja ikka uuem ja ei uuem kindlasti. Teil on 2 punkti olemas. Ja ma arvan, et ma ei tea, ma ise pakuks seda Supernovat nagu, ma ei tea, kas see nüüd on hea valik või see ei ole hea valik. Teil on uuem laul ja laulu nimi on Teine teisele ja artist on Traffic. Traffic, see ka hea. Nii, aga siis te saate ühe veel laulda. Nii et tõmmake siis 1 kaart veel ja laseme teil siin, äkki te ei saa siit ka ühtegi punkti ja siis saame ühe veel teha. 2007, jah. Nii, mis teil see aasta oli? 2007 vist oli. 2008. Ja laul on selline. Ma täna, kui tuld keha keeles mina ka, nuppu mina ka ja uuem. Kindel. Vastus on vale, õige on Reket, Sina ka ja aasta on 96, nii et peate veel ühe kaardi tegema. Ei ole, õige vastus on Nublu ja Reket, Mina ka ja 2018 aasta laul on see. Te jäite siis viimaseks ehk siis 7. Tagantpoolt see võtsime. on ka saavutus. Aga ühesõnaga siit me lõpetame mänguvoorud ära. Sellised olid meie tänased mängud. Mina siit omalt poolt tänan teid kõiki, kes vaatasid. Ma ei tea, milline kaamera mind võtab. See seal või? Vist võtab see järg. No, on ikka paksuks läinud. Oota, ma tõmban kõhu sisse, siis ma saan lõpu kõneda. Tere, mina olen Siil 122 ning nüüd jätkub striim seal katuse all.
See oli Siili suvepäevad 2026 mängud. Nendeks olid hitimäng ning reis ümber Siili. Aitäh, et vaatasid neid mänge ning tänan ka neid, kes toetasid, kes rääkisid chatis juttu või on niisama lahedad inimesed. Ning tänan ka neid, kes on siia tulnud. Need on 5. Siili suvepäevad. Mina lähen joon ennast nüüd täiesti sigalakku täis, nagu seda oli eile õhtul Hot Fanta, kes magas põõsas. Aitäh, et vaatasite neid mänge. Lülitume otsekaadrist intervjuupunkti. Aitäh teile! Juhhei! Tere! Me oleme siis siin Hääde meestes kuskil suvalises kohas, see on Siili mingi suvekodu. Nagu ma aru, see 5. korda juba toimub. Ma olen esimest korda siin, eks ole, nagu väga fääb olla siin fääb. Ja vaadake, see on Simpso, kuradi ise tehtud tippsitna. Ta ütles, et kui ta siia tuli, siis tal natukene oli raske olla. Ta võttis esimese purgi ning see lihtsalt tuli sinna purki ja ta võtab seda kõrpsudega. Seega jah, oli tore stream. Aitäh Siilile, et meid siia kõiki kutsus. Aitäh, et poiss seda kõike linti võttis ning kes iganes seda nüüd peab kokku klopsima videoks, siis mis ma ikka oskan öelda. Ma ootan, et nii väga hea, et olge teie tublid ning näeme juba järgmises streamis. Olge tublid. Ma oodan homset nii kaua. Kell juba tiksub seinal kesköötunde, kõik valmis pandud ja laual. On piletid, mis viivad meid siis peole. Ei tea, kas juhusse või tõesti homme. Ma lähen edasaksin lõpuks sulle, sest ootamas on mind see magiline päev. Kui meid juhtuvad ja põimuvad me käed üle aasa, üle heina ma lähen kaasa. Sõpradega ma saabub õhtu ja kõik koos siis meie suve õhtul. Lähme peole üle aasa, üle heina ma tantsida siin. Lõputult võin ma päikse tõusu, jääme ootama, sest suve õhtud on peagi lõppemas. Ja naudin seda hetke, milles peatun, su puudutus minu ihul. Mul tundub kõik mu soovitaid evidud. Ei tea, kas unesse või lihtsalt juhus, kuid kõik, mis ootasin, see tõesti juhtus. On vastu võtmas mind see magiline päev, kui meid juhtuvad ja põimuvad me käed üle aasa, üle heina ma lähen kaasa. Sõprade